viimasel ajal, et ta suudab tegelikult teha kõike, ta toob kiiresti palli üle, tahab mängida, söödab hästi, võtab ise ette, kui vaja, ta on siin otsustanud ära, Valmieraga mängu otsustas ära tema viim kolmene, et ta on praegu aastat ikka suutnud teha ja ta on mängija, kes nii-öelda suudab teha teisi õnnelikuks, see on playmakeri puhul väga tähtis omadus, ehk et ta tõmbab mängu kõik oma kaaslased, ta vaatab järjest, kes nüüd oleks vaja nii-öelda ideaalis, aga ta seda ka paljuski teeb, nagu me näeme, Fryer on tulnud sisse, ta ei ole täna väga palju saanud seal, sest ega mis teeb, enamasti teeb teised mängijad õnnelikuks ikkagi see, kui nad saavad teha skoori, igaüks, kes käib väljakul, ta ikkagi tahaks ju teha skoori ja siis ta tahaks anda oma partnerile mõne hea söödu ja võtta võib-olla lauda ja võtta oma kaitses mängida hästi. Et siis on, playmakeril on nagu suuremaid võimalusi teha teisi ka õnnelikuks, et võimaldada neil skoori teha. Et kui me nüüd võrdleme näiteks, kes Kalevis oli hooaja alguses, ei saa praegu nimi ei meenu, kes hooaja peal läks koju, et siis Varmer on teistsugune, tema väga ise peale, tegi väga palju ise seda skoori ja teised ei olnud nii väga õnnelikult kõrval, et selles mõttes on Scott nagu Kalevi jaoks praegu tõeline leid. Et igatpidi sümpaatne atleet on leitud Kalevi võistkonda. Küll, et tundub sellise hea iseloomuga olevat ka, et ei ole nii-öelda suhtumisprobleemi, mis oli Ameerika korvpallikooli meestele omane on. Võib-olla jah, et see sageli ei oska öelda, aga eks see võib olla omane ka teiste korvpallikoolide õpilased. 72-61 hetkel seis, kui mängida on veel 5 minutit ja 30 sekundit, 61-74, Kalev siis hetkel juhtimas ja Ketso proovib uuesti kolmest ja seekord möödas ja tehniliselt raskem vise oli, vastane mängis kaitses ka paremini, oli suhteliselt lähedal ja tehniliselt oli selles mõttes raske, et Ketso tegi nii-öelda põrgatusega sammu korvi poole ja siis hüppab tagasi joone, mis on suhteliselt keerukas läbi viia. Vaatame siit korra olukorrast, kus Kriisa tahtis palli ära lüüa, aga minu meelest oli eriti käele pihta ei saanud, aga kohtunik võttis siit ikkagi selle vea ära ja Ventselis jätkab rünnakut 74-61. Selles mõttes on muidugi tore, et Kalevil õnnestub sellest ringist nüüd edasi pääseda ja või on liiga vara seda juttu rääkida? Mina ei julgeks, ma saan seda öelda veel, ärme ütle, kui 1 minut lõpuni. Sest jah, McNamara praegu tabas 300 ja vahe on 10 punkti ja mängida veel 5-40. Tegelikult 5 minutiga 25 punkti visata ei ole ju võimatu. Ei ole võimatu, jah. Või 26 punkti siis on see, mis Kalevi jätaks siis tooks tagasi meie siia maale ja rahulikult saaksid mängida muid mänge kui BBL-i liigat. Matteo Ketso hetkel Maaviska joonel tabab. Ketso hetkel toonud kokku juba 19 punkti ja Riit 17 ja Scott 15, et 3 legionääri siis ka kõige efektiivsemad. Ja ta teine tabab. Ja natukene ikka üle välja juba nii-öelda tehakse, ühendatakse Ventspilsi ründeaega sellega, et oleks üle välja otsas. Ja Kalev siit Scott rahulikult rahutab mehed maha, et kiiret pole veel kuskile. No Riit viskas mööda, aga Fryer jälle. Fryer on ka mängija, kes teeb suhteliselt palju seda musta tööd ja nii-öelda meenutuseks Tallinna mängus mees pani vastaste tsentrile Skirmansile. Kui ta oleks palli pealt panema, siis pani puhta kulbi, mis oli ikka vapustav iseenesest. Ja nüüd siis kui 4:45 jääb mängida, on vahe taas 14-punktiline, et
siin siiski see mäng tundub, et mängitakse lõpuni ja Fraier viskab kaugelt peale, aeg lõppes ära. Ja ei saada lauast enda palli kätte ja juba tuleb Ventspils mehed üle ja vaatame, mis olukorra siit pakutakse. Eksivad kolmesel, Akvimbala lauas ja toob 2 punkti lisaks. 66-78. Ventspils on võistkond, keda Eesti võistkonnad Balti liiga, SEB Balti liiga põhiturniiril ei suutnud kordagi võita. Küll nüüd siis Play-offis on saanud, ilmselt saab 2 korda hakkama ja Kalevi vastaseks järgmises ringis ehk siis pääsu eest Final Four turniirile saab olema raske öelda isegi kõigi eelduste kohaselt Riia ASK, kuid Riia ASK kohtus Kedinaini Vežisega Play-off ringi esimeses mängus Kedinjais ja pidi vastu võtma PPL Challenge Cupil mänginud Nevesiselt kaotuse 52-54, nii et kordusmäng Riias on praegu vist käimas. Jah, katsub siit kiirelt teha mingi ülevaatega sellest mängust. Hetkel seal seis 47-28 Liiga ASK juhtimas. Siis ikka tundub, et ASK Riga on siis see võistkond, kellega Kalev kohtub. No tegelikult on seal ka mängida, nii-öelda käib teine veerandaeg ja seda on ka mängida 3-44, kui ma ei eksi, aga suhteliselt jah, suures skooriselt ikkagi ASK Riga on seda juhtimas ja ilmselt on ta ka Nevesisest ikkagi peaaegu ülevõistkond. No just, et lihtsalt treener tegi päris jõuliselt selgeks, et visake peale, võtke kõvasti lauda nii palju. Lauda võtke nagu hullud, et homme on teil puhkev. Homme on teil puhkev, homme saate voota, täna võtke lauda vähemalt maha. Hetkel lauaseis siis selline, et Kalev on võtnud 20 lauda ja 21 palli on saanud sealt Ventspilist kätte. Riid saab jälle vaavikeid proovida, aga ja nüüd on meil, kui mööda viskas, on võimalus vaadata, kuidas üks hull lätlane ka lauda läheb, kui treener talle seda ütleb. Aga loodab ikka, et Riid selle palli sisse saab ja no nii, saidki selle kätte, aga et Scott seisab lihtsalt õige koha peal ees ja pall võeti küll lauda, aga anti Scottile kohe üle, et palun lauda maas, võta tee. Treener ei öelnud, et ärge Scottile palli. Ja uued 24. Ja Joosep Toome on tulnud väljakule ka. Jah, et kas Belkic on siis ainuke mees, kes täna väljakule ei ole saanud. Belkic on ka läinud Škoda sildi juurde sooja tegema. Seal väljaku nurgast siit täpselt vaatame. Nii, eksivad. Palun Riisa jalad maas, võttis laua maha. Ennem seisev Scott võttis vastasest palli ära, et suurt midagi ju tegema ei päev. Ütleme, et magavale Kassili jookseb ka hiireva sageli korvpalliväljakul sugu. Mängida siis 3 minutit ja 78-66 hetkel seis. Kaster teeb siit oma 3. vea, takistades Fraierit ja järgnevad siis vaavisked. Kas Pelliks ka nüüd läkkul või mitte? Jah, täpselt vahetus ongi siit. Pelliks siis praktiliselt täiesti külma mehena tuleb veel mängu lõpus näitama, et mis siis Balti liiga parim pealtpanija ka võib siin kõrda saata veel. Nii, Faier eksib. Vaaviskel. Vaatame teise vaaviske ära.